Tänagi jätkusid Tallinna uue linnavõimu koalitsiooni kõnelused ja uut koalitsiooni kutsuvad isakeseks ka läbirääkijad ise. Seda väljendit kasutas Riina Solman oma pühapäevases postituses ja ta ütleb, et tol päeval oli see meemidest levima hakanud väljend lihtsalt nali, mitte et läbirääkijad seda ise kasutaks. Isade päeva puhul tegin sellise väikese nalja, aga tõsi on see muidugi, et poliitikutel maksab nalja väga harva teha, sest seda võetakse alati kuidagi endale nagu sobiva nurga. Too pilt oli tehtud Leopoldi, telesaate kõige suurem sõber peategelase taustal. Aga kuidas on Isamaa suhtumine Keskerakonna koostööpartnerisse Oleg Besedinisse? Too nüüd riigivastases tegevuses kahtlustatavana vahistatud mees on koos lähikondlastega saanud Tallinnalt 800 000 eurot. Kas see ei häiri Isamaad? Linna sisekontroll Kaur Siruli praegu tegeleb sellega. Lihtsalt üllatav oli see, et kui sotsiaaldemokraadid moodustasid Keskerakonnaga koalitsiooni 2021. aasta valimiste järgselt, siis kuidagi Oleg Besedini nimi kuidagi ei tõusetunud ja me üllatusega isamaalastega nägime, et temale on tehtud väljamakseid Jevgeni Ossinovski linnavalitsuse ajal täpselt samamoodi. Kui nüüd koalitsioonilepingu sepitsemise juurde, loodav linnavalitsus lubab teid parandada, teha korda lagunevaid sildu, lükata lund, hoolitsetakse ka kodutute loomade eest ja pügatakse puitpõõsaid, muru niidetakse vajaduspõhiselt. Kuid üldiselt läbitud heakorra ja kommunaalteemad üllatusi ei toonud. Kohati mindi lausa iseenesest mõistetavaks. Me leiame teatud korterist hästi palju kasse, koeri, teisi koduloomi ja ma arvan, et sellised olukorrad tuleb ära lõpetada, et loomadele ikkagi tagada väärikas elukeskkond. Järvani sõnul ei tohigi selles valdkonnas pöördelisi asju linnas teha. Arvestades seda, et kus on linna üldised prioriteedid, mõtlen näiteks eestikeelsele haridusele üleminek, et sellisel juhul kommunaalpoliitika, et tehnotrassid ikkagi töötaks, et rannad oleks puhtad, et teed ja tänavad oleks korras, et see on üks teema võib-olla, millega elanikke mitte närvi ajada. Suurimad tööd on selles valdkonnas ees 4 silla remont. Pirita, Vesse, Pallaste ja Pärnu maanteeviaduktid on lagunemas osaliselt juba kaalupiirangutega. Aga see maksab palju raha. Kust tuleb raha? Ei tea, aga leiame, lubab uus linnavõim. Eks me loomulikult kogu selle finantsplaani vaatame üle. Meil on hästi palju valdkondi, kus ju iga valdkond ju vajab finantseerimist ja see on prioriteetide küsimus. Läheneva talve ees aga hoiatas loodav koalitsioon, et selle aasta jõulud tulevad mustvalgemad, sest eelmine linnavõim olevat kommunaal- ja Keskkonnaameti kaadrimuudatustega nõrgaks muutnud. Tänu selle segadusele tegelikult me näeme seda, et meil ei ole Tallinna linnal see aasta sellist võimekust, et tagada korralik linna jõuluvalgustus. Aga me tagame selle järgmine aasta. Koalitsiooni läbirääkimised loodetakse Tallinnas lõpetada järgmise nädala lõpuks.